Mul on teile midagi ülibängerit näidata täna. Uus Land Cruiser. Ma sõitsin esimest korda Land Cruiseriga mingi 2022 vist. Ja siis see oli selle eelmise generatsiooni facelift. Aga see eelmine generatsioon oli mingi aastast 2009 äkki või midagi sellist. Ja see nagu, it was the same thing. Ja nagu alguses mul oli räige eelarvamus Land Cruiseri kohta. Aga siis, kui ma selle eelmisega sõitsin, ma sain aru, et see on ülikõva. Ja nüüd, see on veel ilus ka. Nagu see uus disain on nagu veits retro. It's giving Jimny, G-klass. Veits on nagu see B38 Range Rover. Nagu kui sa hästi kaugelt vaatad. Nagu kui sa nüüd nagu veits kissitad silmi, siis it's giving utility kullinan. Ei vä? Eriti nende tuledega. Seda saab seda first editionit ka, mida saab nagu ümmarguste tuledega. See on palju nunnum. Nagu selle uuega on veel see, et nad nagu lõpuks tegid selle natuke fancyks. Nagu mitte midagi ekstrat, siin ei ole mingit nagu salongi valgustust või mingit interjööri, seda mingit mudru vaata, et saad roosaks panna, seda ei ole. Aga nagu mingi väiksed asjad. Nagu natukene. Ülibänger nagu Mimmumobiil on ju. Ja samas sobib ka sellise komboga räigelt hästi. Kui sa pead näiteks tiivikuid hooldama tulema. Ja sa saad siia mida iganes panna. Siin on see pistik. 220. Aga selle uue versiooniga on nagu see, et enamik asju on uued. Ehk siis kui see eelmine gen sai lihtsalt facelift, siis see on nagu täiesti uus platvorm. Mootor on sama. Nipet-näpet tehti. Aga see on ikka see mingi 2,8 diisel. Siin on räigelt palju pistikuid. Noh, üks on see, kuhu sa saad nagu konkreetselt nagu 220 panna. Aga siin on neid uspi ja auke. Igal pool. Maastik on jumala savi. Kus sa sõidad? Kas sul on tee? Ja samast on nagu seest viisakas ka. Kõigele lisaks, see on Toyota. Ehk siis see ei lähe katki. Ja see ei lähe odavamaks ka kunagi, sellepärast, et ta ei lähe katki. Aga tal on 10 aastat garantiid ka tänu sellele. Ma ei ole ühtegi põhjust, miks sa ei peaks seda autot ostma. Mul ei ole isegi ühtegi põhjust, miks ma ei peaks seda autot ostma. Mul lihtsalt ei ole nii palju raha. Ma vaatan nüüd siin, et nagu veits on mingid fancysid asju. Nendel vendi, nendel on ka mingid detailid. Esimest korda Land Cruiseri ajaloos. Külmik. Siia saad panna asju. Lisaks kõigele, nad olid, et okei, et nad teevad siis moodsa auto, nad panevad moodsaid asju siia. Nad panid selle kaameraga taha vaata peegli. Aga see, kus nad piiri tõmbasid, oli roolitagused need labad. Nagu enamikel autodel tänapäeval on need roolitagused labad, vaata. Aga nad olid nagu mingi, ei siit me tõmbame selle piiri. Nagu sinna me ei lähe. Panoramkatus. Sellel eelmisel oli ka tegelikult nagu Toyotale omaselt veits plönn see ekraanimajandus. Ehk siis ta oli nagu, kuna Toyota teeb ainult mingi ultra safe asju, siis nad on alati nagu nõks ajast maas oma selle graafika ja asjadega. Aga see näeb ülisolid välja. Nagu, okei, kui siin CarPlay on, siis pole nii vahet. Aga nagu isegi see originaalmenüü näeb jumala solid välja. Ta ei näe enam välja, nagu ta on ultra vana. See eelmine oli suht uimane, aga see on nagu ei uima. Nagu vajutad ja juhtub asju. Ja kui sa oled see vend, kes tahab sellega käia, neid asju tegemas kuskil offroadi ja värki, siis sul on eraldi siin nupud. Sa saad lisaks kõigele näiteks saad stabika lahti ühendada. No lisaks sellele, et sul on kesktifrilukk ja tagatifrilukk. Ülimõnus ju. Roolisoojendus, mis Toyotale omaselt nagu mostly soojendab siit, aga veits siit ka. Mul oli 2013 aasta Lexus, mis soojendus nagu ainult siit. Ja viimane Lexus, millega ma sõitsin, oli see uus RZ. Ja seda ma testisin Lõuna-Prantsusmaal, ma seal roolisoojendust ei testinud. Ei olnud vaja. Nii et ma ei tea, kas nad on selle ära parandanud või mitte. Aga selle on sinna täitsa läheb soojaks. No ta piiksub ka veits palju. Piiksub, kui sul ei ole, kui sul kätt niimoodi hoiad. Piiksub, kui sa veits üle kiiruse piirangu lähed. Ühesõnaga, see on nagu päriselt üks mu lemmikautosid, mis eksisteerib.